Terje Peets on minu nimi, mina olen regionaalhaigla juhatuse liige ja patsiendinõukoda, patsiendikool on ka minu südameasjad. Tahaksingi teile täna rääkida siis selle esimese osa loengust ehk siis miks me terviseandmeid kogume. Tegelikult haigla esindajana võib jääda mulje, et miks me räägime terviseandmetest, kui me tegelikult ju kogume valdavalt haigusega seotud andmeid. Aga laiemat pilti vaadates, siis rohkem kui pooled andmetest, mida me oma elu jooksul kogume, on rohkem tervisega seotud kui haigustega seotud. Ja siin on üks selline kirjeldus, küll on see patsiendi teekonnast ja inglisekeelne ja tehtud teisel eesmärgil, aga minu meelest illustreerib see väga hästi seda segapudru, mis nende terviseandmetega seondub. Neid tuleb palju, neid tuleb paljudest kohtadest. Natuke siukse organiseerituma pildi võib saada sellelt slaidilt, kus ma olen püüdnud kokku tuua erinevad allikad ja erinevad süsteemid, kus neid andmeid kogutakse ja kuhu me ise inimestena neid andmeid nii-öelda toodame, panustame ja millest andmete kogumisel ja kasutamisel on väga suur mõte mitte ainult meie enda haiguste ennetamise, diagnoosimise, ravi, taastusravi jaoks, vaid eeskätt just nende terviseanalüüside, tervisepoliitika kujundamiste, haiguste mõistmise, parema, täpsema ravi protsessi juhtimise, selliste üldistuste jaoks, milleks me kõik anname oma panuse nii selleks, et mõista, kuidas see haigus tekib, kuidas teda paremini, kiiremini diagnoosida ja kuidas teda efektiivselt ravida ja loomulikult, kuidas teda ära hoida. Et tervena elatud aastate hulk ja elukvaliteet kui selline oleksid maksimaalselt mõjutatud. Seda toetavad kõik need andmed, mida ma siin olen toonud. No rubriigis mina, see ongi need terviseandmed, mida me tegelikult igapäevaselt toodame, aga ka kogume. Näiteks teie telefonis olev sammude arv, mis näitab teinekord üsna ilmekalt teie tervislikku seisundit, aga võib-olla iseloomustab ka ilmaolusid, näiteks nagu talvel, või on ka kasutusel mingisuguste tervislike eesmärkide püstitamiseks, et inimene tahaks rohkem kõndida ja siis tal on mingi mõõdik, aga see võib ka tervishoius väga kasulikuks osutuda. Siis on loomulikult geeniandmed, sellest meil tuleb ka hiljem juttu, haiguslooga seonduvad andmed, on see siis teie perearsti juures või haiglas, polikliinikus, erinevaid andmeid, erinevaid analüüse, erinevaid uuringuid, mis kõik kirjeldavad teie seisundit ja sisaldavad ka informatsiooni, milliseid raviprotseduure rakendati, missugune oli tulemus ja kuidas see ravi jätkus väljaspool haiglat, koduselt, missuguseid taastusravivõtteid. Kõik see informatsioon on olemas erinevates haigusloo vormides ja see on väga tihedalt seotud ka digilooga, kus on patsientidel juurdepääs kõikidele oma terviseandmetele. Üks suur valdkond, kus on väga palju head ja just teadust edendavat informatsiooni, on kliinilistes uuringutes. Kliinilised uuringud võivad olla loomulikult tehtud olemasolevate haiguslugude baasilt, eriti kui me tahame kirjeldada seda, mis on olnud, aga need võivad olla ka spetsiaalsed ravimuuringud, kus testitakse teatud ravimite toimet, efektiivsust, kasutamisvajadusi, et veelgi paremini seda ravi patsiendile määrata ja üha personaalsemaks seda muuta. Siia on toodud ka pildipank, see on Eestis selline informatsiooniallikas, kust on lisaks kõikidele tehtud ülesvõtetele
koondatud praeguseks ajaks ka juba kardiogrammid ja see on infoallikas, kus on juurdepääs erinevatele arstidele, erinevate patsientide kohta üle Eesti, jällegi üks sellistest terviseandmete kogumitest, mille puhul võib öelda, et Eesti on uhkusega sellise andmebaasi omanik. Siis palju andmeid on meie tervise kohta Terviseametis, mis puudutab tervislikku käitumist, kõikvõimalikke küsitlusi, näiteks suitsetamise harjumusi, populatsiooni üleseid uuringuid, mis tervislikku käitumist uurivad ja analüüsivad ja selle alusel paremini just ennetustegevust planeerida aitavad. Digiretsept ja Haigekassa juures olev andmebaas sellest, milliseid ravimeid teile on kirjutatud, aga milliseid ravimeid üldse kasutatakse teatud haiguste puhul, kui kaua, kas need ostetakse välja, missuguses ajalise pikkusega. Kogu see informatsioon on jällegi koos teiste andmetega hästi vajalik ravitoime paremaks mõistmiseks. Ja ka haigete ravisoostumuse ja nende käitumise kohta annab see päris head informatsiooni. Lisaks siis digilugu, mida ma juba mainisin, kõigil meil on sellele olemas juurdepääs, te saate ise oma andmeid vaadata ja kahtlemata tuleb siin tõdeda, et selleks, et digilugu oleks eriti kasulik patsientidele ja teie ravi edenemiseks, on väga oluline, et sellega kaasneb ka hea terviseteadlikkus ja arusaamine sellest, kuidas nende andmete baasilt veel paremini oma haiguse või tervisliku seisundiga toime tulla või vastupidi, haiguse ägenemist ära hoida või üldse haigestumist vältida. Ja siia olen ma toonud ka lojaalsuskaardid, sest tegelikult olgem ausad, ega see, mida me toidupoest ostame, annab ka omajagu informatsiooni meie tervisekäitumise kohta. Ja tõin välja ka kaugmõõdikud, sest mitte kõiki andmeid tänapäeval, mis haigusseisundi jälgimist puudutavad, ei tehta haiglas ja polikliinikus. Palju andmeid saavad tänapäeval patsiendid koguda ka kodus. Nii et kõik see kokku, ja siit on kindlasti mõned asjad puudu, annab üsna suure hulga andmeid, mis on üsna mitmest aspektist head. Ja ma olen välja siia toonud 4 erinevat gruppi, kellele terviseandmed on head. Miks me neid siis kogume? No patsiendil on nad kindlasti selleks vajalikud, et ta saaks õiget ravi õigel ajal õiges kohas, efektiivset, ohutut, personaalset. Ta saab ise hästi ülevaate sellest, missugune on tema tervislik seisund, kuidas on see seisund võrreldes möödunud aastaga ja kuidas seda paremaks saaks teha järgmisel aastal. Tõsta tema terviseteadlikkust. Näiteks kas või lihtne asi, et ma saan teada, ma kujutan ette, et ma liigun nii palju, et ma teen kindlasti 7000 sammu päevas, aga siis, kui neid samme mõõtma hakata, tuleb välja, et parimal juhul teen 1700. Kas või ainult sellise informatsiooni omamine teinekord võib päris oluliselt mõjutada tervislikku elustiili. Või näiteks kui tuleb välja, et te vaatate oma toitumisharjumusi mingisuguse analüüsi baasilt, et tegelikult on seal päris palju ruumi parenduseks või muutusteks. Teha paremini koostööd meedikutega kohe kindlasti, sellepärast et kui te teate ise, mis seis on ja kuidas see olukord on ajas muutunud, siis see mõjutab seda koostööd kindlasti väga oluliselt. Tõstab ravisoostumust, tervislik eluviise kindlasti soodustab ja aitab sellele koostööle kaasa nii ennetuse kui ravi mõttes. Ja kliinilistes uuringutes andmete kasutamine võimaldab meile tegelikult ju aina paremaid ravimeetodeid, uusi ravimeid kasutusele võtta, uusi raviprotsesse rakendada. Et me kõik panustame sellesse oma andmetega
iga kord, kui need andmed tekivad. Tervishoiuteenuse osutaja ehk siis haigla, perearst saab andmetest otse loomulikult abi selleks, et tagada parim raviteekond. Et tagada parim ravi, kõige täpsem diagnoos ja ennetada selle haiguse hägenemist või aitada see vältida. See võimaldab ka selle tervishoiuteenuse pakkumist, et me näeme, millised on trendid, me näeme, millised on vajadused, missugused erialad, missugused raviprotseduurid on efektiivsemad, mis toimivad paremini ja mida me saame kasutusele võtta selleks, et paremat ja ohutumat ravi patsientidele osutada. See kindlasti võimaldab kasutada ressurssi paremini ja ma ei mõtle siin mitte ainult rahaliselt uute tehniliste lahenduste muretsemist, vaid kindlasti ka tööaja planeerimist, erialade kompetentside väljatöötamist ja nende kasutamist, et see ressurss on siin tõesti väga laialdane mõiste. Ja see kindlasti võimaldab osaleda ka kõrgekvaliteedilistes uuringutes ja siinkohal ma tahan rõhutada, kui tähtis on terviseandmete kvaliteet. Teadlased saavad kasutada neid andmeid, mida meie kogume, nii-öelda teisesel kasutamisel väga mitmel moel, aga kohe kindlasti selleks, et neid haigusi paremini mõista nende tekkepõhjuseid ja tagada paremaid ravimeetodeid. Need ongi paremad diagnostilised meetodid, see on parem ravi raskete komplekshaiguste, harvikhaiguste jaoks. Kuidas me teame, kuidas kõige efektiivsemalt ravida COVID-19, kui me ei kogu sellekohaseid andmeid, ei võrdle neid, ei vii neid kokku oma haiglate vahel Eestis, aga ka rahvusvaheliselt, et omavahel andmeid jagades õppida kõige paremini, kõige kiiremini efektiivsetest ravimeetoditest ja ka ennetusmeetmetest. Ja mis on väga oluline siinkohal, on ka kindlasti paremate meditsiiniseadmete rakendamine, eriti mis puudutab näiteks kaugmonitooringut. See, et te saate ise kodus väga hästi mõõta veresuhkrut või vererõhku, on juba vana tava, aga nende andmete edastamine kohe teie haiguslukku, see on kindlasti ka lähitulevikus võimalik. Tehisintellektil põhinevad nutikad jälgimisseadmed ja otsusetoed. See on see, mis on juba olemas siin ja seal, aga üha rohkem kasutamist nõuab ja vajab paljudes valdkondades, aga sealhulgas kindlasti ka patsientide enda otsusetoe loomiseks, et esimeste probleemide ilmnemisel võiks selle abil leida mingisuguseid võimalikke lahendusi, millele toetuda. Tervishoiusüsteem saabki neid kõiki asju kokku võttes tuvastada terviseriske paremini, täpsemalt ja rakendada õigeaegselt vajalikke meetodeid, saada korralik ülevaade sellest, kus mis on, jällegi me teame väga hästi tänu uuringutele, tänu nendele andmetele, kus pöörata rohkem tähelepanu koroonaviiruse pandeemiaga tegelemiseks ja kõige paremini nende edasikandumise teid tuvastada, et vastavaid meetmeid rakendada, mis seda vältida andavad. Prognoosida ravitulemust, see on väga oluline just sellest mõttest, et me ainult ei kogu neid andmeid, mis haiglas on, vaid me püüame üha rohkem kaasata patsientide tervisetulemi nende tagasisidest, mis kaastab elukvaliteeti, et see raviprotsessi planeerimine oleks üha täpsem ja üha vähem mõttetult ressurssi kulutav. Mõttetult muidugi siinkohal ei ole väga täpne, sest et seda kahtlemata me püüame vältida nii palju kui võimalik ja mitte teha, kuid parem haiguste levikust ülevaade ja arusaam terviseandmete analüüsi põhjal kindlasti toetab oluliselt
prognoosimise võimekust ja ravi efektiivsust. Patsiendi ohutus kindlasti väga olulisel kohal ja rahva tervisestrateegiad just selle tervisekäitumise parendamiseks, kõik vajavad nende andmete analüüsi. Nii et kokkuvõtteks ma ütleksin, me kogume neid terviseandmeid selleks, et tagada teile parem tervis, jõuda üha rohkem personaalmeditsiini rakendamiseni, panustada kliinilistesse uuringutesse, et ravi oleks aina täpsem ja efektiivsem, luua otsusetoe võimalusi nii patsientidele kui meedikutele ja kasutada paremini ära neid võimalusi, mis meil on. Nii lühidalt tundub, et see kõik on väga lihtne, tegelikult on see päris keeruline.